Kuidas siis hindad Rapla meeskonna praegust hooaega? Ütleme, korvpallifänn ei tea, siis ega tegelikult see muru ei ole seal nii roheline. See on päris valus küsimus. Kuidas toimib koostöö teiste Eesti klubidega? Oleks ülioluline oleks teha ikkagi sellest treeneri ametist lugupeetud ametna. Liigumegi lätlastega minu arust sarnasesse olukorda. Tere tulemast vaatama järjekordset Palju on ümmargune podcasti ja täna me oleme tulnud Raplasse, et rääkida siis Rapla meeskonna mänedžeri Jaak Karbiga. Tere Jaak! Tere! Tere ka minu poolt. Et väga meeldiv, et kõigepealt tänaks tegelikult EpicBeti ka selle võimaluse eest üldse, et meil on võimalus Jaaguga siin vestelda, et see on alati hea, äge ja võimalus meil kui niisugustele harrastusantropoloogidel, nagu öeldakse, koguda mõtteid professionaalselt igapäevaselt seda tööd tegevate inimeste käest. Et ega lähmegi kohe minema, et siin on nädal põhimõtteliselt on möödas sellest Ogrega mängust, mis otsustas selle play-off staatuse, kahjuks küll jäi natukene mõru maik suhu, aga kus sa ise üldse seda mängu vaatasid, olid sa koha peal, olid sa kuskil, ma ei tea, kontorist vaatasid? Ei, ma ikkagi üldiselt väga suure enamuse mänge olen vaadanud ikkagi kõik koha pealt, aga jah, seekord tõepoolest ma olin hoopis teisel pool maakera, et olin isiklikel põhjustel Kanadas, nii et pidin eemalt vaatama ja et mõtlengi, et kas oli pigem keerulisem kui koha peal. Võib-olla lihtsalt sai ennast seal välja elada lihtsamini, et koha peal saalis tuleb ikkagi rohkem kontrolli all hoida ennast. Ei tohi või jah, nii treenilisi ei saada. Jah, just. Nii kritisid seda ei toha. Kuidas sa seda mängu üldse nagu enda jaoks kokku võtaksid, mis sa nägid tiimi poole pealt? No tegelikult ei olnud tegelikult paha mäng ja ütleme, ega peab ju tunnistama, mängisime liiga selle hetke 5. võistkonna vastu ja et me küll ka ise, meie selline sõnum välja oli ka see, et me läheme igal juhul võidu peale välja ja seda me ka läksime, aga samas kindlasti Ogre ei ole võistkond, keda sa peaksid 10-9 korda võitma. Et tegemist ikkagi kõva vastasega, et iseenesest mängus oli palju positiivset, et ei ürita midagi ilustada nüüd, aga seal oli positiivset, aga samas nende jaoks või nende võitmiseks lõpuks seal 4. veerandil ikkagi jäi millestki puudu. Aga ma ei vaata üdini negatiivselt sellele tagasi, et kuigi jah, ega just ütlesid ise ka, et oli otsustav mäng, mõnes mõttes oli võimalus siis ikkagi see play-off koht saada, aga pärast rahuned maha, saad ise ka aru, et tegelikult ega selle koha andsime ära ikkagi terve hooaja kokkuvõttes, et kindlasti on kohe võimalik esimese hooga 1, 2, 3 mängu tagantjärgi mõelda, mida oleks pidanud võitma, et eks ta tegelikult see koht läks ikkagi terve hooaja kraesse . Eks ikka, et tagantjärgi mõtlema, et kus oleks saanud võidud ära võtta, aga minul on selline küsimus, et kuidas siis hindad Rapla meeskonna praegust hooaega üldse või senist hooaega siis? Ega ongi, tegelikult nüüd ongi põhimõtteliselt üks mäng oleks võitnud, oleks olnud üks vastus, kaotad, on nagu täiesti, mitte täiesti teine, aga on ikkagi teine vastus. Et oleks me selle mängu võitnud, siis ju tegelikult nii play-off koht Eesti-Läti liigas kui 3. positsioon, mis ka samamoodi tegelikult ülioluline meie jaoks jäigi tegelikult ühe võidu kaugusele ja oleks olnud, ma oleks seda hindanud ikkagi väga heaks hooaega, aga nüüd loomulikult, et tunnistame, et jääb kripeldama, aga jälle ei saa pikalt põdema jääda, tuleb võtta maksimum sellest, mis nüüd saada on. Ja täpselt, et selle koha pealt on ju olnud tegelikult, nagu sa isegi ütlesid, et ongi, et see üks mäng loomulikult oli otsustav mäng, lõppude lõpuks sest numbrid nagu loevad, aga nagu ise ütlesid ka, mul endal tuleb kohe üks lisaajaga mäng meelde, et kas oli Liepaja või Ventspils, ma ei mäleta kumba, aga üks nendest, mis mul endal nagu eelmises episoodis rääkisime, kus ka endal nagu mäletan, et see peale mängu jäi nagu kripeldama, et see võis juba otsustav. Täiega, see on üks neede, teine Tartus, mida me isegi käisime. Me käisime koha peal vaatama. Samamoodi oli käes ja
neid on veel, aga ei hakka siis neid nimetama. Aga kas on mingeid erilisi muutusi või arengusuundi, mis on sind üllatanud see hooaeg, just meeskonna mõttes siis? Päris niimoodi suuri üllatusi ma arvan, et ei ole, et eks ma kindlasti oli hästi huvitav pärast eelmist hooaega. Eks me võib-olla kõik tahtsime ja ootasime seda, et kui nüüd Brett Nõmmel on võimalus peatreenerina ikkagi meeskond kokku panna ja terve hooaeg treenida, et see oli kindlasti üks asi, mida nagu jälgisid hooaja jooksul huviga kõrvalt ja ütleme, aga kuna oli see pool aastat oli ka juba ees, siis tegelikult siukseid suuri üllatusi ei tulnud. Ma ütleks niimoodi. Aga mõne mängija areng näiteks, kes võib-olla selle hooaega nagu on sinu silmis võib-olla mõni mängija, kes nagu on tulnud noortesüsteemist näiteks, kes nagu tegi võib-olla sammu edasi? No kindlasti on ikkagi meie oma poiss, Markus Ruubel kindlasti on keegi, kes selles suhtes silma paistab, et kuigi jah, et ega tema puhul, aga eks see nii ongi, et ta kindlasti on sammu edasi teinud, nüüd sealt omakorda, et mingisugune et saaks selline tuntav areng teha, ongi jälle sellise stabiilsuse saavutamine ja see on nagu põhiküsimus paljude mängijate puhul. Et ta kindlasti tema roll oluliselt muutus ja näha, kuidas ta ikkagi, ütleme siuksest, oli ikkagi okei viskega, ta on alati okei viskaja olnud, aga siis vaatad, kuidas iga mänguga nagu need vastased suhtuvad temasse kui täieliku püssina, et ta on teada, et ta nende katete pealt tuleb ja võib keevitada nagu ikkagi väga kiire hoo pealt. Et see on äge, et see on nagu siuke väga selgelt nähtav muutus. Ja respekti näitaja ka. Absoluutselt. Täiesti teine suhtumine. Ma mäletan, mängisime, äkki oli üks mäng Pärnuga, aga see ei olnud väljas mäng, et kui see nagu jäi niimoodi silma, et kuidas teda nagu taga aeti, et see oli siuke, tekitas pigem siukse hea tunde endal. No see on väga äge. Aga millised on sul endal olnud sellised suuremad väljakutsed ja Rapla tiimil üleüldiselt ka siin viimaste aastate jooksul, millega olete pidanud nagu silmitsi seistma, et kuidas nagu olete neist nagu nii-öelda üle saanud? See siit tuleb nagu väga ebaoriginaalne vastus, et see on eelarve, et ilmselgelt küsimus number 1 ja ütleme siis teema, kuhu läheb kõige rohkem aega ja energiat. Ja me siin enne, kui tulime ka, siin tegi natuke eeldad, et siis leidsin selle artikli siit hooaja alguses, kus oli toodud välja need eelarve võrdlused Eesti-Läti liigade vahel ja siin mitmed Läti liiga klubid juba sihivad nii-öelda miljonit ja meil Eesti liigas nagu on see seis natukene nagu nadim, et mis sa arvad, mille taha see nagu jääda näiteks võib? Või mis Läti võib-olla siis paremini teeb, võib-olla niipidi näiteks? Lätlastega eks tahaks ise ka võib-olla veel põhjalikumalt seda uurida, aga et ega olgem ausad, et tegelikult need võistkonnad, kellest me räägime, kellel on see, kui me jätame nendel samamoodi, näiteks need 2 tippu jätame välja, siis teiste puhul ikkagi suurima vahe teeb sisse ikkagi kohalike omavalitsuste toetust. Et meie jaoks need numbrid, mis on seal siis peale VEF-i ja CEL-id, need toetused, need on täiesti ulmelised. Et kindlasti meie võistkonnad, et kui vaadata, mis iganes, võtta lahti kas või kodulehed, et ma olen kindel, et saan öelda ka meie ja teised Eesti klubid ikkagi selle erasektori rahaga teevad või ütleme erasektorist panuse toomisega tegelikult ei jää kindlasti mitte ühelegi Läti võistkonnale alla, et pigem seal tuleb, ütleme nende klubide puhul on üks väga konkreetne põhjus, aga eks neil on ka, et eks ta kõigub, et kogu mina selle, pärast seda põhiturniiri lõppu kogu see nii-öelda vaht, mis üles löödi, kui halvasti meil ja kui hästi lätlastel on, et ma tegelikult sellega nõus ei ole, et loomulikult me oleme kõik väga pettunud, et on 2 Eesti võistkonda, me ise kaasa arvatud oleme väga pettunud,
et 8 hulka ei saanud, aga noh, teades ka tegelikult siis ka seda poolt Läti võistkondade kohta, mida tava ütleme, korvpallifänn ei tea, siis ega tegelikult see muru ei ole seal nii roheline. Ja, et jah, ma sellega olen 100% nõus, nagu sa ütlesid ka, et tegelikult ei ole seis nii halb, et siin tõesti väga palju keerutati üles, et noh, kas lätlastel meil on üldse vaja, tegelikult on küll, sest muidu 7 meeskonnaga see liiga jääb väga nagu väga ikkagi suppe plähjaks. Jah, täpselt. Kindlasti, ütleme, kusjuures lätlastega on see ka, et tegelikult eriti, mis puudutab siis vaatajate arve, siis kas teles või veebis, siis ikkagi Eesti osa on ikkagi tegelikult meie numbrid on palju paremad. Ehk siis see liiga, me mitte jällegi, et mitte kossuda kuidagi nagu seda 2-6 seisu kuidagi õigustada, et kindlasti mitte, aga see jutt on täiesti, võiks öelda rumal, et selles mõttes lätlased vajavad meid vähemalt sama palju, kui mitte rohkem. Ja, käsi peseb kätte. Absoluutselt, et siin ma arvan, ühegi Läti ei klubi ega liidu hulgas ei ole selline mõte isegi läbi käinud. Kindlasti. Aga siin juba noortematest mängijatest rääkisime, aga kuidas on muutunud üldse noorte talentide areng ja nende toomine või ületoomine siis põhisse, et no meie puhul on tegelikult see, et see on tegelikult kogu aeg toiminud, et kui praegu võtta ikkagi kas või tagantjärgi kõik need nimed, et kes on meie oma süsteemist kasvanud, et tegelikult kõik, ma arvan, saab öelda kõik selgelt korvpallile pühendunud noored, et nad ei ole isegi, eks see aeg on ka näidanud, et nad ei ole, ütleme siis olnud ka võib-olla neil pole olnud siis piisavalt potentsiaali, et ka lõpuks stabiilselt meistriliigasse jääda, aga selle võimaluse saada meistriliiga pingile, saada olla osa sellest igapäevasest tööst, saada tunda seda meistriliiga taset, hõngu, trenne, et põhimõtteliselt kogu aeg on meie kasvandikud paremad pojad seda saanud. Lihtsalt paratamatult Raplas ikkagi selle valiku juures, mis meil on, et on nagu ikka paremad aastad, halvemad aastad, aga et praegu toimibki, et sama jällegi praegune Rasmus Jakk, ütleme ka Karmo Kilk, kes on juba gümnaasiumist väljas, on hea näide, kes otsustas ka pärast gümnaasiumi pühenduda korvpallile ja on selle võimaluse siin saanud, et ja samamoodi on siis jälle alati, kui on võimalik, siis on 1, 2, 3 gümnaasiumi poissi juures olnud, et see, ma saan öelda, on kogu aeg toiminud. Okay. Aga lisaks eestlastele ja nii-öelda noortele eestlastele on teil ju alati, eks ole, ikkagi välismängijad, et see aasta siis vahepeal oli nii-öelda 4 tükki, praegusel hetkel peaks olema 3, eks ole, et McCreary, McKissick ja siis Krumins ja nüüd on ikkagi, olime sunnitud ka serblase Pärnust tooma, et on küll 4, aga et ta on, see number on täpselt, see Pärnuga nii-öelda koostöö oli ka, aga kuidas nagu see valimine, välismängijate valimine üldse nagu teie puhul käib, et kuidas, mis nagu sellised esimesed kriteeriumid on, mis paberile lähevad, et oleks nii-öelda teile sobiv välismängija? Ma arvan, et sellel hooajal on, praegu on kuidagi minu arust hästi lihtne sellele vastata, et just vaadata seda, et kui vaadata just neid mängijaid, kes meil praegu on, et siis ma jätaks sealt välja, et ega tegelikult Lazar oli, ei olnud selline plaanipärane, et oli ikkagi seotud nende eelkõige Kajupanga vigastusega, aga just, kui vaadata näiteks neid selle aasta ameeriklasi, siis tegelikult see on põhimõtteliselt täpselt need mängijad, keda me praktiliselt iga aasta otsime. Et ikkagi selline universaalne tagamängija, kes oleks individuaalselt võimalikult ikkagi hea osav. See aasta on ta isegi, ma ütleks, et päris mitme eelnevaga erinev selles suhtes, et talle meeldib kaitses ka mängida, et temas on võib-olla isegi see kombo on isegi parem kui võib-olla paljudel eelnevatel aastatel
ja siis McCreary on muidugi ütleme alati päris nii hästi ei õnnestu, aga täpselt see, et ta on ikkagi otse ülikoolist tulnud, et oleks hind vastuvõetav, aga samas, et seal oleks siis midagi, mis ma ütlen, tema on küll, võiks öelda suhteliselt 10-sse näide, et kuigi ta ikkagi ka, tal on need omad miinused, mis ülikooli korvpalluritega, kes esimest aastat tulevad, need on tal kõik kaasas, et treeneril on ikkagi temaga väga palju tööd, aga just see, ta on see tüüp, kes ikkagi ongi ka juba see hooaeg näidanud, ma loodan, et lõpuni välja, et kes on väga erinev sellest, millisena ta tuli ja millise mängijana ta selle hooaja lõpetab, et kindlasti tema on teeb siit mingisuguse sammu selgelt edasi. Lihvisite seda teemantit. Ja eelkõige kõik, mis kaasneb sellega, et ikkagi aru saada, et ma tean, et mis tahes Eesti treenerid, Euroopa treenerid, et sa saad ka Eestis väga selgelt aimu sellest, millised nõudmised on treeneritel, siis mitte ainult Eestis või Baltikumis, vaid ikkagi terves Euroopas, et see on seda saab kindlasti öelda. Ja, aga kas on olnud olukordi ka, et teil on tegelikult olnud nimekirjas 3-5 meest, aga mainisid ka seda eelarvet toinud, aga eelarve pärast olete pidanud tegelikult valima ainult nendest 1-2, et ei ole saanud nii-öelda. Ja ta on ikka Eestis ikka üldjuhul on teistpidi, et on ikkagi, et sul on neid paar-kolm on kindlasti, aga lõpuks kahjuks ei tee lõpulik otsus ei tee sina, vaid teeb ikkagi mängija, et sa loodad, et see mängija, ka McCreary puhul minu arust, kui ma õigesti mäletan, kuigi ta oli ikkagi juba option 2 teine valik nii-öelda, et ikkagi tavaliselt neid võib sulle enne lõpuks võid jõuda 10. valikuni, kellega lõpuks kokkuleppele saad. Et eks ta kahjuks ta on ta pigem sedapidi, et oleks väga hea, kui saaks ikkagi, et saaks määravaks ka lisaks mingisugustele, ütleme nende korvpallioskustele saaksid ka ikkagi valida puhtalt persooni järgi, aga kahjuks ei ole veel seal tasemel. Okei. Kuidas toimib koostöö teiste Eesti klubidega? Et kuidas sa hindaksid seda üldse, et kui sa siin just rääkisidki, et tõite Pärnust endale mängija, eks ole, et kuidas see nagu käib, et kas hea meelega või on siuke? Ei, ma arvan üldjoontes, kuna ma ikkagi nüüd tegelikult märkamatult olengi kõige kauem selles meistriliigas olnud klubijuht, et selles suhtes ma saan võrrelda ja kinnitada, et praegune koosseis on ikkagi väga hea. Mulle minu arust kõik on väga ägedad tüübid, kõik, kes klubis veavad ja pole mõeldav, et me oleks alati kõiges ühel meelel. Kindlasti me ei ole, aga mulle just meeldibki see, et kui me ka ei ole ühel meelel, siis meil ikkagi see ei ole lõhkunud mingeid suhteid. Kui korvpallis ei ole ühel meelel, see on üks asi, aga inimestena saame kõik väga hästi läbi, nii et väga positiivne, et pigem selline valmisolek koostööks on alati olemas, et alati ta ei võib-olla mingites küsimustes kindlasti alati ei õnnestu, aga üldine selline vibe ja suhtumine on väga hea. Kui tihti seda üldist sellist ütleme, kontakti on klubijuhtide vahel, et kui tihti te räägite niisugust korvpallist ja nendest teemadest, mis päevakajalised on? Niimoodi korraga selles oma grupis kahjuks ma tunnen, et on sellel hooajal on vähem suhtlemist, loomulikult kui mõnega rohkem, mõnega vähem, aga ikka alati tegelikult, aga tahaks palju rohkem sinna sellesse panustada, et lihtsalt ma tajun ka, et kõik on, kahjuks ongi nii, et ikkagi see ei ole väheoluline kogu see kommunikatsioon, aga tegelikult kõigil on selle jaoks liiga vähe aega. Kõigi muude probleemidega. Lihtsalt sa kogu aeg tegeled põhimõtteliselt ikkagi tule kustutamisega. Okei. Aga mis on sellised Rapla meeskonna suurimad eesmärgid siin järgmise 3-5 aasta jooksul? On selline pikem plaan olemas,
ja kas me võiks näiteks Raplat näha siin 5 aasta pärast näiteks eurosarja ka mängimas? See on päris valus küsimus, et ütlen ausalt, et see on see küsimus, mis ma ise endale ka esitan praegu, võib-olla konkreetsemalt kui kunagi varem, et mul on selline tunne, mul on alati sellele vastus olemas olnud, aga praegu ei ole nii kohe varnast võib-olla võtta, et seesama eurosari on nagu kogu aeg, see on olnud, ma ei tea, kui palju aastaid nüüd praeguseks peas, aga see on kogu aeg olnud ja olen ka vaatamata sellele, loomulikult Johni ja Pärnut kõrvalt jälginud ja rääkinud ja ma tean, kui keeruline see on ja näiteks ka see hooaeg, et ega neil ei olnud ju see mingi seal neid häid hetki väga palju sellega ei kaasnenud, aga mina väga pean tema sellest punnistusest lugu, et igal juhul seda mängida. Et see on tegelikult, see mõte, soov on olnud alati, aga samas ma annan endale alati ka aru seda, et selle jaoks ikkagi see vajab nagu mitte ühte sammu eelarves, vaid see vajab 2 sammu korraga, ja selle jaoks oleks vaja kuidas need 2 sammu korraga teha. Üks on see, et samm 1 sa pead ikkagi tegema selgelt kõrgema tasemega võistkonna ja punkt 2 on siis teine samm on see sama, et see samm teha, et ikkagi meie eelarvete juures proportsioonis on ikkagi päris, on see arvestatav summana. Ja seda ei ole kerge teha korraga. Aga mis on olnud teie isiklikud suurimad õppetunnid siis spordidirektori töös? No neid õppetunde saab nagu kogu aeg, et see, mis on suurim, on ma ei tea, kas ta on õppetund, aga üks huvitav selline tähelepanek, mis iganes on see, et ükskõik kui kaua sa oled seda teinud, siis igal hooajal on midagi, mida on olukord või olukorrad, mida ei ole enne ette tulnud. Et täiesti sa juba arvad, et sul on päris suur pagas ja sest tundub ka igasugu jamasi ja kõik võimalikke olukordi on olnud. Ja see on aga hästi huvitav jälle, et samas iga hooaeg jälle ikkagi lõpuks nagu üllatab millegagi, et võib-olla see, et nagu kogu aeg tegelikult on ka midagi, mida enne pole olnud. Aga vahel ei ole sellist mõtet, et võiks hoopis ise peatreener olla, et vahetaks nagu ära? Mitte mingil juhul, et ei, paks rasvane ei, et see, ma ei taha pigem ükskõik mis probleemiga või jamaga tegeleda, kui treeneri nahas olla. Okei, ei aru saada. See on eriti hästi teada. Aga milline näeb sinu nagu igapäev välja, siuke igapäevane töö siin siis Rapla mänedžerina? Et millised on peamised ülesanded, vastutusalad, selline võib-olla väike päevakaeva, et mis... No, pean ütlema, et see päevakava nüüd äkki viimased 2-3 aastat on ikkagi erinev sellest, mis ta 20 aastat enne seda oli. Et nüüd ma ühel hetkel jõudsin sinnamaale, et ikkagi panustada kuigi paljugi ikkagi iseendasse ja oma jätkusuutlikkusse, oma tervisesse, et need 20 aastat enne seda, ütleme ümmarguselt, olid ikkagi nagu päris hullumeelsed. Et praegu ma ikkagi katsun, et oleks ikkagi 3 põhiasja, et ikkagi magamine, söömine ja treenimine ikkagi mahuks ka
päevakavasse, et see on võib-olla üks niisugune suur muudatus, et ülejäänud päev on ikkagi üldiselt on väga sarnane ja kahjuks ütleme selle olukorda tõttu sellel aastal võib-olla ka veel teistmoodi, et meie selle asemel, et inimesi juurde saada, pidime hoopis vähemaks võtma, et seetõttu ka ütleme selline ikkagi liiga suur osa tööst on lihtsalt tegelemine kõige sellega, mis on vajalik selleks, et klubi lihtsalt toimiks. Et kahjuks ei ole, tunnistan, et ei ole piisavalt aega ikkagi oma inimeste jaoks, aga õnneks on nagu meil väga-väga hea tiim. Ütleme, kõik need, kes meil on väga, see on isegi veel lihtsalt öeldud nagu väga tublid inimesed, et kõik teevad oma tööd väga hästi ja saavad väga hästi hakkama. Aga kindlasti tahaks rohkem pühenduda ikkagi sellisele ka reaalsele klubi juhtimisele, kui et lihtsalt tema töös hoidmisele. Kindlasti. Aga kuidas see üldse praegu, kui me korra mainisime seda Läti-Eesti seisu, oledki niisugune klubi juht juba 15-20 aastat olnud, et kuidas sa nagu seda Eesti korvpalli arengut ja seda hetkeseisu üldse nagu hindad? Et kas me oleme liikunud nii-öelda õiges suunas ja kas sa näed mingeid trende, mis võiksid veel nii-öelda Eesti korvpallimaastikut muuta? Ja see on hea küsimus, et ma arvan, see trend on, see praegune trend on, ma arvan, seda tulekski üritada tegelikult seda sama trendi jätkata, et ütleme, üks oluline, ma arvan, põhjus, et miks, seda on ka, sellest on muidugi palju räägitud ka ja ei ole mingi uus tõde, et tegelikult see meie noorte mängijate, eelkõige ka noorte ikkagi, kuigi ei saa minna ka liigavara ja suvalisse kohta, aga see üldine trend, see Eestist välja minemise trend on ikkagi väga suuresti see, tänu millele me võlgneme selle oma koondise praeguse positsiooni. Et see, et ikkagi suur enamus koondise mängijaid tuleb väljaspoolt, et see on nagu selgelt meie tugevus. Et ma arvan, et meil on peaasi, et me praegusel hetkel, et me endiselt panustaks, kas endiselt jah, et aga selles suhtes endiselt ei ole õige sõnastus. Järjest rohkem tuleb panustada treeneritesse, et noorte treeneritesse nii palju kui selle süsteemi juures, mis praegu, ütleme, kogu selle Eesti spordirahastuse süsteemi juures, et nii palju treeneritesse panustada kui võimalik ja jätkata seda trendi, et ikkagi see noorte välja minemine on tegelikult on kasulik ja mulle tundub, et see praegu on mõnes mõttes läheb liigumegi lätlastega minu arust sarnasesse olukorda, kus ka nende puhul on tegelikult ju koondis on olnud väga tugev nüüd juba aastaid ja samal ajal nende kodune liiga, ütleme enne kui Tselli tuli, oli ju päris ainult 6 võistkonna, millest üks oli Läti ülikool, et kogu see kodune liiga tundus, et ei olnud sama oluline või ütleme, ei saanud samasugust tähelepanu ja on võib-olla ka sellise tasemega, mida oleks võinud arvata või eeldada, kui on nii tugev esindus, ütleme, rahvuskoondis. Et mulle tundub, et selles suhtes on ikkagi meie asi on hoida ka seda kohalikku liigat nende võimaluste juures võimalikult kõrgel tasemel, aga see, et meil ei õnnestu ikkagi värvata selliseid koondised, rääkimata koondise tasemel ja ütleme ka sellisest pikast nimekirjast mängijaid Eestisse ikkagi suhteliselt vähe, et see ei ole kokkuvõttes suures pildis halb. Et tugev koondis on ikkagi väga hea eeldus, mis mõjutab kogu korvpalli. Aga kuidas üldse nagu teie arvates saaks seda konkurentsi just või taset ja konkurentsi siis veel tõsta, et võtta kas või seda meie enda Eesti-Läti liigat, et sinna veel kuidagi seda Eesti klubide mõttes. Ei kõik on seotud noorte tööga. Et absoluutselt, et kui ainult harida treenereid,
oleks ülioluline oleks teha ikkagi sellest treeneri ametist lugupeetud amet ja hästi tasustatud amet. No ikka korralik töö. Just, et sest ikkagi väga palju, vaatan oma klubi näitel, need on ikkagi, hetkel on ikkagi need selles sees ikkagi need inimesed, kes kokkuvõttes teeks seda nii või naa, et olenemata, mis lõpuks kõigile on see palk on oluline, aga väga palju on ikkagi neid inimesi, kes lihtsalt nad panevad selle kuidagi toimima, et ikkagi oma igapäevaeluga hakkama saada, aga kes lihtsalt teeks seda igal juhul, et oleks vaja, et see amet oleks ikkagi lugupeetud ja hästi tasustatud ja mida paremad noorte treenerid, see on see tee. Aga kuidas me saaks järjest rohkem võib-olla nagu just neid noori inimesi või noori korvpallureid, kes võib-olla nii-öelda tunnevad, et nende taseme koha pealt, et võib-olla korvpalli ei ole, aga tahavad ikkagi mänguga seotuks jääda, et kuidas me saaks neid suunata võib-olla rohkem sinna treeneritöö poole? Ja me ise oleme sellega seda järjest rohkem üritanud, et täpselt oleme üritanud nii-öelda sabast kinni võtta nendel tüüpidel, kellel me näeme ka, et võiks see olla see treeneri potentsiaal ja just, et üritada neile see pisik ikkagi anda enne, kui nad saavad tajuda või tunda, et kui sa lähed sellele päris tööle ja millised siis ütleme hüved ja võimalused sellega kaasnevad, et eks ta ongi keeruline, et nakatada nad selle treeneri ameti pisikuga nii vara kui võimalik. Et see on üks mida nagu tuleb üritada ja teine on see, et aga teine on juba nii pikk teema, et kuidas see amet ikkagi, see puudutab kogu seda noorte spordi, ütleme, ikkagi seda rahastust, et selleks, jällegi ma saan eelkõige rääkida meie enda näitel, et selleks, et ikkagi pakkuda noortele spordiõpet, mitte liikumisharrastust, on ikka selle praeguse rahastussüsteemi juures ikkagi väga keeruline, et selle jaoks peaks olema, ongi, seal sa ei saa, sa saad igalt ikkagi lapsevanemalt kokkuvõttes küsida lõpuks ainult nii palju, kuskil on see piir ees, ehk siis peaks olema ka need ülejäänud sambad, seesama treenerite toetus, ja kohaliku omavalitsuse toetus, need teised 2 sammast peaks olema ka ikkagi nii palju jämedamad ja tugevamad, et oleks võimalik treeneritel keskenduda ainult treeneri tööle ja seda kvaliteetselt teha. Et ei peaks mingit kõrvalampse tegema või me ise nägime siit ka, et Indrek siis tegime, kõik näevad ka, tegime väikse filmimise ära ja siis Indrek läks nii-öelda Kaugepank läks siis nii-öelda väikseid nii-öelda tuleviku korvpallureid nii-öelda treenima, eks ole. Et seda on ka äge näha, kuidas tegelikult nagu nii-öelda juba suure kogemuste pagasiga mängijad teevadki seda sammu edasi. No tema on selles mõttes ei ole päris sama näide, on ju, et just minu arust tema on väga hea näide, just see kombinatsioon. Me oleme üritanud suunata ka kõigi nende aastate jooksul suunata meistriliiga mängijaid sellele teele, mis tema on otsustanud võtta ja ma näen, ega tal, ütleme, kerge ei ole, tema koormus on ikkagi eriti suur, aga kahjuks, mina näen, et ikkagi kahjuks ei ole sellest võimalusest väga kinni võetud, et ikkagi teha juba varem need sammud sinna treeneri töö suunas, mis tegelikult päris mitmete mängijate puhul mina arvan, et oleks loogiline samm, et kus on näha, et seda ainest tegelikult on, aga üldjuhul tahetakse ikkagi panustada siis täiega, aga mina usun, et Eesti-Läti liigas oleks võimalik mänge kõrvalt seda tööd teha. Okay. Kas on nagu midagi, ütleme Rapla poolest on midagi, mis teid nagu eristab, ütleme teistest Eesti korvpalliklubidest, et mis on see, mis nagu teeb teid võrreldes võib-olla teistega eriliseks? Üks asi on nagu kindlasti, et millele on väga lihtne kiiresti vastata, on see, et ma julgen endiselt, ma saan väita, et ükski teine meeskond ei ole sellele kogukonnale nii oluline kui meil, et kas või puhtalt see fakt, et ei ole ühtegi teist võistkonda, kes mängiks
mis tahes alal siis näiteks Eesti meistriliigas, et meil on ikkagi järgmine võistkond on juba selgelt mitu sammu madalamal tasemel, et see on üks asi, et kui sa ikkagi me ka alati, me tahaks, et oleks alati rohkem pealtvaatajaid saalis ka, aga endiselt nagu proportsioonis, kui ikkagi võrrelda elanike arvuga, mida unustatakse tihtipeale ära, et meid võrreldakse kõigi teiste võistkondadega, siis tegelikult sama proportsioon alla 5000 elanikuga linnas, kus me tegutseme, siis need arvud on tegelikult ikkagi väga suured, et see võistkond on väga-väga oluline sellele kogukonnale aga millest mul on kahju, on see, et me oleme ikkagi olnud sellised, ma arvan, et saan öelda päris mitmes asjas, ikkagi sellised väga innovaatilised ja teenäid, aga praegu kahjuks ütleme nende viimaste aastate ikkagi peab tunnistama, et see eelarve ei võimalda tegelikult teha ja ellu viia kõiki neid ideid, mis tegelikult, mida pea on täis, et teha seda veel palju erilisemaks, kui ta on. Ja, üks pikem küsimus ka nüüd, ma loen seda kohe siit maha. Siuke huvitav sulle endale, ma arvan. Kui sa saaksid Rapla meeskonna jaoks tuua ükskõik millise legendaarse mängija igaks hooajaks, kes see oleks ja miks? Et üks eestlane, üks välismaalane. Ükskõik mis ajast? Ükskõik mis ajast, ükskõik kas praegune või enda noorpõlve mängija mõni või? Ükskõik mis mängija. No ma ei tea, mul endal mul on nagu kaks mängijat, kes olid mu siis sellised esimene, ma arvan, et ikkagi esimene NBA lemmikmängija, Charles Barkley. Okay. Ma arvan, et jah, okay. Tegelikult see on see vastus. Aga eestlane, mõnes mõttes oleks, ma ei tea, loogiline oleks öelda Martin Müürsepp muidugi, et ütleme Martin Müürsepp, kindla peale mine. Okei, hästi, aga siit siis sama teema veel minna edasi, aga praeguste mängijatega ütleme sarnane võrdlus, et kui tuua üks praegu näiteks eestlane, kelle ta sooviksid tuua Rapla, kes sobiks selle kultuuriga, sobiks siia võib-olla meeskonna mängujoonisega ja üks välismaalane samamoodi, et kes nendest praegustest võib-olla tänastest tegijatest võiks olla selline, kes sa tunned, kes oleks selle sama kogukonnaga ja kõik nagu sobiks siia kultuuri hästi kokku? Ma arvan, see on tõenäoliselt igav vastus, aga samas hästi lihtne, et on Maik-Kalev Kotsar eestlastest kindlasti. Et mitte, et oleks väga suur kokkupuude, aga on olnud kokkupuudet Maikiga ja ütleme, tõesti super inimesena ja siis muidugi mulle jäi ka silma, kui ma ütleme, see viimased, just kas või jälle sest viimane see koondise tsükkel, et kui ma eriti saalis koha peal vaatad tema mängu, et see oli, mingid detailid on seal sellised, et sa lihtsalt vaatad ja saad aru, et ta on nagu tegelikult täiesti teine tase, et ma ei tea, ma siin treenerit ütlesin ka ja vaatasin tema seda pick and rolli kaitset, et see on täiesti, ta on nagu teise tasemega, et see on nagu sihuke igav, aga kindel vastus välismaalastest. Ma ikkagi peaks ta NBA-st valima, et mul oleks hea meel võib-olla, kui veel, aga see ei ole LeBron James, see ei ole et see on... Managerina see võib-olla ei oleks kõige parem otsus ka 40-aastaselt. Ja. Aga oma silmaga ikkagi Rapla saalis Stephen Curry't näha ja see oleks midagi. Aga üks viimaseid küsimusi, et ongi viimane, et oled tuntud suur NBA fänn. Nagu tuli välja. Et kelle tegemisi enim jälgid ja kellele siis põhjalt hoiad nagu? Ei, tegelikult lõpuks ikkagi, ei saa ikka üldse fänniks nimetada, et selles mõttes, aga see kehtib üldiselt selle korvpalli jälgimise kohta, et ei ole, lihtsalt ei jõua,
et aga ei, seal on neid, neid võistkondi on, et kuna mul Kanadaga on niisugune isiklik suhe, siis alati ikkagi ka Raptors on olnud alati selline ikkagi natukene eriline võistkond ja õnnestus isegi näha nende mängu sellel hooajal, kui nad meistriks tulid, et seda meistervõistkond, see oli ikkagi väga muljetavalt, siis ma seda ma jälgisin küll hoolega, et ja siis kunagi, sellest juba väga palju aega tagasi, et aga kuna ma mingi perioodi elasin Californias ise, siis ikkagi Lakers oli ka ja on sellest ajast, aga koos Lebroniga nad ei ole mu lemmik. Aga mis see Luka treid, mis emotsioone see tekitas? Ei, no eks samamoodi, sama suuri silmi, aga samas ma muidugi, minu esimene mõte oli ikkagi see, et see tembeldati tohutuks katastroofiks ja kui nagu vale otsus üldse, siis minu mõte oli ikkagi see, et tegelikult Tallasel ja mänedžeril tegelikult need ei ole, ütleme, seal ei ole rumalad inimesed, ei tööta seal, et kindlasti ei ole Tallase manager rumal inimene, et me keegi tegelikult lõpuks ei tea neid põhjuseid ja kuigi see paistab väga halb ja väga rumal otsus, siis tegelikult alati selle jaoks on mingisugused põhjused ja mind huvitab just see, et mis see, mida võib-olla ei saa kunagi teada, aga mis see sisu tegelikult on, mis selleni viis. Mis see juurpõhjus nagu oli? Just, sest see tundub nagu katastroofiliselt halb, praegu kõik läks järjest hullemaks, Eidi vigastusega seoses eriti, aga tegelikult seal on mingi põhjus ja mind huvitab see, mis see huvitab kõiki ilmselt, et mis see nagu oleks. Täpselt, et sealt on Tallase poole pealt küll jah, et läks nagu ütlesid ise järjest hullemaks, et Irvingi ACL on ju... Eksum sai vigastada siin. No neil oli ju vahepeal siin 7 meest, ma vaatasin seda mängu, NBA pühapäev oligi Sunsiga, neil oli lõpuks 8 mehega alustasid, lõpuks oli ikka 7 meest. Pingi peal üks sai veel jooksvalt vigastada, et see on ikka päris... Ja see kõik võimendab ja jätab nagu paneb selle veel halvemasse valgusesse, kuigi ei ole mitte midagi sellest Šveidiga seotud. Ja täpselt. Okei, aga ma arvan, et sellel noodil ongi hea tänaseks lõpetada. Suur aitäh Jaagule, Rapla korvpallile ja Epicbetile ka, et oli võimalik sind siia saatesse kutsuda. See kogemus jääb eluks ajaks meelde. Loodame, et saad kunagi veel tulla. Ja ega muud midagi, et meie poolt suur aitäh teile vaatamast ja nägemist. Ja mina tahan ka tänada teid ja Epicbeti kindlasti ja selle hooaja toetajat. Et see on super olnud. See on tõesti super ja et ikka Raplal ikka Eestikatel ikka. Hästi läheks, me võime ka pööda. Tuleks ikka. Tänu. Me oleme vaatanud. Me anname endast parimat. Hästi super. Aga aitäh teile vaatamast ja soovime teile ägedaid korvpallirõõmusi siia veel hooaja lõppu. Nägemist. Nägemist. Nägemist.